Järgneva video helikvaliteet on kahjuks üsna halb, palun vabandust, kuulete rohkelt ja palju hingamist mikrofoni vahendusel. Palun vabandust, proovin järgmine kord paremini. Üles pumbatud emapalk, maksmata jäänud maksud, teletähest lauljanna salajane kohtuotsus. Tuntud muusik taotles korduvalt, et avalikkus ei saaks teada temaga seotud kohtuasjast. Just nii intrigeerivalt juhatas Eesti Ekspress sisse Sulev Veedleri kirjatüki, mis rääkis lugejatele ühest müstilisest olevusest, kellele Veedler pani nimeks Mrs. X. Oleks võinud ju midagi veidi originaalsemalt välja mõelda, aga siin on öeldud, et autor tegi seda nii, nagu Georg Ots mängis nõukogude ajal musta maski taha varjunud Mr. X-i, mis tõenäoliselt ei olnud ka eestlaste enda välja mõeldud. Millal tuli üldse täht X eesti keeles kasutusse? EKI veebilehe andmetel ei olnud täht X 19. sajandil veel Eesti tähestiku osa, kuid tähtid C, F, Q, V, X, Y, Z võidi vahel kasutada võõrnimedes ja muganemata võõrsõnades. Lihtsalt teadmiseks. See kirjatükk rääkis meile ühest armastatud naislauljast, kes olevat midagi maksudega sahkerdanud, midagi vanemahüvitise kohta, mingi jama siin käis, aga kirjatükk ei ütle meile, kes see oli. Ometigi on see artikkel täis vihjeid. Kirjeldatakse siin peategelast nii. Me kõik tunneme selle loo peategelast. Ta on edukas popstaar, esindanud Eestit rahvusvahelisel areenil, sagedane osaline telesaadetes, kroonika ja muu pehmema meedialemmik, armastav ema, imetletud abikaasa. Sellest kirjeldusest muidugi jääb väheks minu mõistus, kui ma mõtlesin armastatud laulja peale, siis mina kasvasin 90-ndatel Annelinnas ja minu esimene armastus ses osas on alati olnud Maarja-Liis Ilus. Ja siis ma hakkasin juba mõtlema, et peaks kruiisile minema ja kaelagi häält laulma, nii et rootslastel piinlik hakkab. Eestlastel ei hakka kunagi piinlik, kui keegi kaelagi häält karjub karaokes. Seejärel mõtlesin Inese peale, sest Ines on minu poolt ka sügavalt armastatud. Ines ja Maarja-Liis Ilus ja siis ma mõtlesin, ei, nemad ju nii ei teeks, kuigi kurat seda teab, ega ma nende majandusaasta aruandeid vaadanud ei ole. Siis ma hakkasin aga mõtlema, et edukas popstaar, ma ei tea, popstaar kõlab kuidagi infantiinselt. Ma pean järgi vaatama, kas see on eestistatud sõna. EKI sõnaveebi kohaselt on sõna infantiilne tõepoolest eestistatud, kuigi ma just lõhkusin selle käänamisel kogemata ära, aga seda ma tegin siin videos päris mitme sõnaga. Palun vabandust. Ütleme lapsikult, mitte lapsikult, tähendab selles mõttes see kõlab nagu nooruslikult, mis mõttes tähendab vabandust, mitte et nagu Ines ja Maarja-Liis ei oleks nooruslikud, aga siis ma mõtlesin, Keter Jaani, et nagu rahvusvaheline areen ja noor popstaar, telekas ja värki. Ütleme nii, et minu peas hakkas tekkima nimekiri ja ma ei tea, millal oleks minu mõistus jõudnud Mihhailovani. Küllap mingil hetkel oleks, aga seda polnudki vaja, sellepärast, et enne kui mina hakkasin kirja panema nimekirja, koostama oma top 10, kuhu tõenäoliselt, ma mõtlen, kes oleks sinna veel läinud, Kerli Padar tõenäoliselt. Rohkem ei tule pähe. Ma hakkasin oma peast koostama nimekirja, mõtlesin, davai, vaatame majandusaasta aruanded läbi, sellepärast, et terve see artikkel on täis igasuguseid numbreid, mida saaks kenasti kõrvutada majandusaasta aruannetega. Kuigi siin Veedler mingeid numbreid ümardab, et oleks, ma arvan, paberil näeks ilusam välja või ma ei tea, igatahes siin ei ole nagu senditäpsusega nagu kohtulahendis, kus oli senditäpsusega. Muidugi selle asemel, et teha sellist nimekirja ja hakata heidakuhjast nõela otsima, ma oleks ju võinud tähelepanelikumalt artiklit lugeda, aga ma olen selline tark ei torma inimene, et ma alati torman. Ehk siis minu mõistus juba jooksis väga kaugele ära, enne kui ma üldse jõudsin artikli lõpuni lugeda, sest tegelikult see on otsast lõpuni vihjeid täis ja siin on mitu asja, mis reedavad meile selle peategelase ära, aga muidugi kohe ma selle peale ei tulnud. Jällegi mina hakkasin tormama, sest tark ei torma, aga õnneks mul on ka patoloogiline Redditi sõltuvus, millest vähemalt see üks kord oli kasu. Reddit ütleb mulle, et ma saan varsti auhinna selle eest, et ma olen 300 päeva järjest jutti vähemalt korra päevas Redditit vaadanud, mis on elulises mõttes kohutav, aga sel korral tasus see end ära, sest enne kui ma oma aega mingite nimekirjade koostamisega raiskama hakkasin, läksin ma Redditi Eesti gruppi, kus esimene kommentaar selle uudise all oli, et see on Tanja Mihhailova. Järgmine kommentaar selle kommentaari all lõimes oli siis, et jah, majandusaasta aruanded juba läbi vaadatud, ehk siis mul oli väga lihtne, et davai, lähme vaatame siis Mihhailova osaühingute majandusaasta aruandeid ja loomulikult kõik numbrid klappisid, nagu ma teile eelmises loos rääkisin. Ehk siis, kes vaatas eelmist videot, kus ma rääkisin teile sellest, kuidas siis Mihhailova ja mis kujul tema osaühing siis seal maksudega pettis ja kuidas siis vanemahüvitise skeemitamine talle väga kalliks maksma läks selle maksupettuse osas, siis loo alguses ma rääkisin teile, kuidas see oli kõik puht juhus ja seal oli väike S-täheke vasakul all nurgas, mis siis väljendab Redditi keeles sarkasmi. Ilmselgelt ma ei sattunud selle loo otsa juhuslikult ja kui mingi Maie kommentaarides oli vihane, et kas ma olen mingi russofoob või laiemalt ksenofoob või mida kuradi iganes, siis ei, hea Maie, kelle ma saatsin viisakalt kommentaarides ka sügavale karuperse, siis selle loo ma võtsin käsile sellepärast, et Ekspress kirjutas sellest, aga Ekspressil ja või Veedleril, ma ei tea, kes on süüdi, polnud mõne
tunne, et nimetada Mihhailova nime, mis on tänase video suurim küsimus. Et miks nad ei öelnud välja Mihhailova nime, sest et sõbrad, tuleb välja, et ma olen üks vähestest naiivsetest ullikestest, kes ei saanud kohe aru, kellega on tegemist siin loos. Näiteks rääkisin ühe väga hea sõbrannaga just telefonis sellest ja tema ütles, et tema sai kohe aru, et see on Mihhailova ja mina mõtlesin, kuidas sa kohe aru said. Ja tema ütles, no kuule, see kirjeldus seal alguses, et mingi telestaar ja kroonikas ja edukas popstaar, et see pidi olema Mihhailova ja et artikkel räägib sellest, et ta tegi bändi või midagi sellist. Ma mõtlesin, okei, ma ei ole üldse kursis, aga pärast seda, kui ma sain aru, et kõik teised juba said ammu aru, kes see on, mina pidin Redditisse vaatama, siis ma hakkasin seda artiklit lähemalt vaatama. Sõbrad, see artikkel täiesti ütleb meile ära, et see on Mihhailova. Nagu null küsimus, see artikkel ütleb meile, et see on Mihhailova, mitte otse, aga kaudselt ja nii lihtsasti, et iga idioot. Nüüd ma just nagu, ma olen veits ise idioot, selles mõttes, et ma oleks hakanud nimekirju koostama, et kes see võiks olla, aga okei. Iga idioot, iga minusugune idioot tegelikult oleks üles leidnud, kes see on. Siin on palju erinevaid asju, mis seda reedavad, nii et kui seda vaatab keegi, kes juba seda artiklit lugedes sai aru, kes see on, siis palun lisa kommentaaridesse, mis sulle reetis, kes see on, kellest siin räägitakse. Aga kui ma otsisin, mis oleks kõige lihtsamini guugeldatav asi sellest artiklist, siis neid asju, mis siin tegelikult loovad selle seose Mihhailovaga, lubavad Mihhailovat kaudselt tuvastada, ehk siis need siin on isikuandmed. Niikuinii see, et nad siin Mihhailovat ei nimeta, ei tähenda, et need ei ole isikuandmed, sest Mihhailova tuvastamine nende andmete pinnalt tuleb välja, et on nii lihtne, et paljud teist teadsid kohe, mõned meist, nagu mina, kohe ei teadnud, aga siin on nii palju guugeldatavat infot. Näiteks kirjutab Veedler siin artiklis. Ka majandusaasta aruanne kinnitas, et ja siis on jutumärgid, ehk see on sõna-sõnalt tekst. Palgalist tööjõudu ei ole, kogu töö tehakse omaniku ja juhatuse liikme poolt. Jutumärgid lõpevad, okei, see on väga üldine, aga lisab ta juurde ning too on, jutumärgid algavad, Eesti üks enim nõutud muusik ja laulja. Jutumärgid lõpevad. Ja sõbrad, mina vana inimene, mis ma teen, ma lähen Google'isse, trükin sisse majandusaasta aruanne, enim nõutud muusik ja siis enim nõutud muusik on jutumärkides. Ja mis tuleb ette? 3 vastet. Esimene neist Golden Fox OÜ inforegistri sissekanne ehk siis olemas. Teine sissekanne inforegister Tatjana Mihhailova Saar. 3. vaste on ka, aga seda ma ei näita, sest see oleks ühiskondlikult kahjulik tegevus, kui ma seda näitaksin teile. Aga mõte on selles, et Mihhailova tuvastamine selle artikli pinnalt oli väga lihtne. Ehk tegelikult mingit saladust siin ei ole, keda vähegi kotib see info teada, kes on vähe saamatu nagu mina, võis selle info saada Redditist, kellel on rohkem sõpru ja tuttavaid, tegelikult sõpru mul on küll, ma ei saa kurta, aga nagu kes suhtleb tihedamini ja aktiivsemalt inimestega, see võis juba saunas naistelt seda kuulda, aga põhimõtteliselt iga eestlane, kes vähegi tahtis teada, võis juba päris ruttu teada saada, et see on Mihhailova. Nii et siin ei ole mingit saladust. Nüüd on järgmine küsimus, et kuidas nagu täpsemalt mingit infot saada, siis siit artiklist tuleb välja, et mingi Riigikohtu lahend on ja mina olin eriti laisk. Mina vaatasin, siin on mingi vanemahüvitise teema ja ma tean, et Riigikohtu tasandil ei ole nii palju vanemahüvitise teemasid, sest kirjutasin mina Riigikohtu veebilehe lahendite otsingu mootorisse märksõna vanemahüvitis ja enne tuleb ette midagi, mille juures on märge konfidentsiaalne. Aga mida see tähendab? Väljas hakkas lund sadama, mu süda sulab, sest loodame, et lumi kestab jõuludeni. Ei kestnud kaua, sulas kohe ära. Kusjuures vähemalt Läänemaal oli 24. hommikul maa valge, kuid seegi kestis umbes 3 sekundit. Igatahes, mida see siis tähendab? Miks seal Riigikohtus on lahendi juures märge konfidentsiaalne? Miks mängivad Veedler ja Ekspress lugejaga mingisugust sellist seksikat intrigeerivat mängu, et mis siis X tegi midagi lubamatut, aga me ei ütle teile tema nime, aga me ütleme teile miljon asja, mille alusel teda on võimalik leida, mis kuradi asi see on, miks, kelle jaoks see mäng on vajalik, kuidas me siia jõudsime, sest tegelikult, nagu osad teist juba küsisid eelmise video kommentaarides, käis see asi ju korra juba meediast läbi aastal 2021, kui guugeldada Tanja Mihhailova ja Maksu- ja Tolliamet, siis, või siis lühendatult EMTA, siis viskab ette rea uudiseid aastast 2021, mis kõik selle vaidluse algust kajastavad, aga edasi on vaikus. Miks? Mis juhtus seal maksuvaidluses esimesel tasandil oli see, et asi kuulutati kinniseks, aga sellest ma räägin teile veidi hiljem, sest see on selline väike sillake ühe teise loo juurde. Teadke seda, et asi kuulutati kinniseks, aga enne kui see juhtuda jõudis, juhtus midagi tragikoomilist kohtusüsteemis ja minu arvates see on lihtsalt kaunis, luuleline, maaliline, fantastiline. Mul said sõnad otsa, see on nii kaunis, mis juhtus, sest tegelikult oli see täielik käpardlus kohtute poolt. Tuleb välja, et sõna käpardlus ei ole siiski veel Eesti Keele Instituudi poolt tunnustatud sõna, aga rõhutan, veel ei ole, teeme ära aasta 2025 eesmärk, et sõna käpardlus leiaks tunnustust Eesti Keele Instituudi poolt. Aga konkreetse juhtumi puhul mina tänan kohtuid selle käpardluse eest, sellepärast et see lõi võimaluse avalikkusel ka päriselt teada saada, mis toimub, kes see oli ja lubab avalikkusel ka laiemas pildis kahtluse alla seada, et kes otsustab, millest meedia meile üldse räägib ja millest mitte ja miks.
see on see laiem küsimus, kuhu me täna mõnes mõttes jõuame, aga alustame nüüd algusest peale. On olemas selline säte halduskohtumenetluses, eks maksuasi on halduskohtu teema. Meil on 3 suuremat õigusvaldkonda, on haldusõigus, tsiviilõigus, kriminaalõigus. Vastava valdkonna vaidlus läheb vastava valdkonna kohtutesse, maksuõigus on osa avalikust õigusest, haldusõigusest läheb halduskohtusse, rakendub halduskohtumenetluse seadustik ja seal on selline säte nagu halduskohtumenetluse seadustiku paragrahv 175. Lühendatult on see seadustik siis HKMS. Ma ei tea, miks ma seda imelikult hääldasin, aga vaadake, ma ostsin tahvlitemust, mis pidi olema 10 euri eest 3 sellist tahvlit, kohale tuli 1, muidugi ma panin kaebuse sisse, aga paras mulle, et ma temust tellisin, tünksi sain. Mida iganes 10 eurist vaadake nüüd tahvlit, see läks ettevõtluskuludesse, EMTA, vaata, ma kasutan seda tahvlit. Lõige 3 seal sättes on selline, mis ütleb, et igaüks, kes satub siis halduskohtusse vaidlema, võib öelda kohtule ja kohus võib ka oma algatuslikult seda teha, et kohus, kuule, pane palun mu nimi kinni. Kui ma ütlesin mu nimi, siis mul hakkas kohe kummitama see et pange nimed ja nagu asjad kinni, et kas siis initsiaalid või mingid märgikesed, eks ole, X-id või Y-id või mis iganes on kena. Ja huvitav on see, et selle taotluse kohta õiguskirjandus ehk kommenteeritud väljaanne ütleb, et see oleks nagu automaatne, et kohus ei saa seal kaaluda, vaagida, kas teha, mitte teha, et nagu peab, kui ütleb inimene näiteks, kes läheb maksuametiga kohtusse, et ma ei taha, et minu ettevõtte ja või minu nimi siin oleks kuidagi näha, et palun pange kinni, pole kõigil vaja teada, et nagu kohus peakski seda tegema, aga siin asjas Riigikohus, siis siin asjas käidi Riigikohtus muideks 2 korda ja esimesel korral aastal 2022 Riigikohus ütles, et ei, see ei ole ikka päris automaatne, et kohus peab kaaluma, mis on huvitav, aga selleni me veel jõuame. Ütleme niimoodi, et õiguskirjandus väidab ja kui sätet lugeda tundub, et siin nagu kohtul ei ole valikut, kui sa lähed siin halduskohtusse, ütled, et ma ei taha, et lahendis oleks nagu nimi näha, siis nad peaks selle kinni katma ja seal on ka lõige 4. Vaata, lõige 4 on selline, et seal küll on selgelt kohtul õigus kaaluda, et kas rahuldada seda taotlust ja see on selline taotlus, et palun ärge üldse pange seda kohtulahendit internetti. Ärge üldse avaldage seda. Miks? Argument peab olema, et näe, siin on delikaatsed andmed, mida andmekaitseõiguses nimetatakse nüüd kaasaegselt eriliiki andmeteks, sest kuskil targad inimesed ütlesid, et omadussõna delikaatne ei ole sobiv andmete jaoks, sest need ei ole mingid lillekesed. Igatahes eriliiki andmed ja et selle lahendi avaldamine võib oluliselt kahjustada kellegi eraelu puutumatust ja siis kohtul on selline asi nagu diskretsioon ja kohus hakkab vaagima nii, mis värk meil siin on, sest põhimõtteliselt peaks kõik kohtulahendid reeglina olema avalikud, ehk selline kohtulahendi avaldamata jätmine, et ta ei lähegi internetti, et ta ei ole kõigile kättesaadav, see on väga erandlik, siin saab kohus igal juhul vaagida. Kuigi Riigikohus ütles, et selle lõike 3 puhul see, et pange nime asemel initsiaalid või mingid märgikesed, selle osas ütles Riigikohus, et saab ka kaaluda. Ju siis saab, kui Riigikohus nii ütles, nemad ju tõlgendavad, kuigi ega nende tõlgendus ei ole siduv, aga kui sa sama asjaga uuesti Riigikohtusse jõuad, siis loogiline oleks arvestada, et nad ütlevad sama asja, aga see ei ole garanteeritud, nad ei pruugi öelda järgmine kord sama asja. Vot täpselt nii kurdi lõpus ongi kohtusüsteem. Ma joon vahepeal oma jänkutassist kohvi, kusjuures ma ostsin selle tassi lihtsalt sellepärast, et ma tegin poest tassi ja mõtlesin, see on nii kuradi nunnu jänku ja ma teadsin, et mu laps tahab seda endale ja loomulikult see on nüüd lapse tass, mida mina kasutan, kui teda kodus ei ole, sest minu arvates see on ka nunnu tass. Mis siis juhtus seal Mihhailova kaasuses alguses kohtutes, mida mina nimetasin käpardluseks ja nüüd jälle mõtlen, et kas käpardlus on üldse sõna, aga kurat võtaks, kui enne ei olnud, siis nüüd see on sõna käpardlus. Juhtus see, et 2021 juulis tehti maksuotsus, siis EMTA tegi maksuotsuse Mihhailova ettevõtte Golden Fox OÜ suhtes. Ütlen lihtsalt Golden Fox, sest OÜ murrab mu keele ja vaimu. Ja edasi juhtus see, et mis siis X kaebas siis maksuameti halduskohtusse ja lisaks sellele, et ta siis vaidlustas seda otsust kui sellist, ta taotles seal erinevaid asju, taotles maksuotsuse täitmise peatamist. Seal vist oli juba midagi arestitud, mind see täpne algus ei huvita. Kui vaadata seda 2021 meediakajastust, siis seal räägitakse ka sellest, et vist midagi läks juba arestimisele või mida iganes. Vahet pole, point on selles, et Mihhailova esitas seal täitmise või tema ettevõte esitas täitmise peatamise taotluse ja selle taotluse ka. Ta esitas selle HKMS paragrahv 175 lõike 3 alusel taotluse, et palun ärge nagu ettevõtte ja juhatuse liikme nimesid sinna pange, et asendage need mingite märkide või initsiaalidega, et ei taha, et see tuleks avalikuks, mis on irooniline isiku puhul, kes teenib oma leiba läbi oma kuulsuse, aga selleni me veel jõuame. Ja nüüd tuleb see kohtute käpardlus, mis minu arvates on väga tore, aitäh kohtud, et kõigepealt hakati lahendama seda taotlust, et palun peatage maksuotsuse täitmine kuni siis vaidluse lõpuni. Seda taotlust hakati lahendama. Selle taotluse lahendas halduskohus esimene aste Mihhailova ja kui ma ütlen Mihhailova, siis ma pean silmas Mihhailova ja või tema osaühing Golden Fox.
Golden Fox, eks. Ehk kui ma ütlen Mihhailova, siis ma ei samasta teda tema ettevõttega, sest nad ei ole juriidiliselt samad, mina saan sellest aru, Mihhailova hästi ei saanud, sest tema nagu pidas rahakoti ühiseks ja nii, aga igatahes, kui ma ütlen Mihhailova, siis see on üldmõiste lihtsalt, et see on kas tema või ta juurkeha, mida iganes. Esimene aste lahendas selle esimese taotluse Mihhailova kasuks sel määral, et ta ütles, et okei, peatame nüüd korraks selle maksuotsuse täitmise, kui see ettevõte annab tagatist, siin oli mingi 6500 eurot, mis pidi tagatist andma ja EMTA-le ei meeldinud see otsus, EMTA vaidlustas seda määrust, et meile ei sobi see, et peatame nüüd selle maksuotsuse täitmise tagatise vastu ja siis EMTA esitas määruskaebuse ringkonnakohtusse ja ringkonnakohus nõustus EMTA-ga, tühistas selle esimese astme määruse ära, tegi uue määruse ja ta pani selle internetti koos nimedega, sellepärast et seda teist taotlust, et võtke nimed ära, polnud veel lahendatud, mis on ju tegelikult ebaloogiline, eks, sellepärast et tänu sellele see kõik üldse nüüd avalikuks saigi põhimõtteliselt, kui lugeda Riigikohtu lahendid, inimesed, kes ei ole veel selle asjaga kursis, lugege seda Riigikohtu lahendit, minu arvates selle pinnalt ka väga palju eestlasi, kes teeks selle detektiivitöö suht lihtsasti ära. Ma olen jumala kindel, et Reddit oleks ka Riigikohtu otsuse pinnalt selle inimese leidnud, aga see selleks. Ringkonnakohus siis pani oma määruse Riigi Teatajasse interneti koos nimedega, sest seda taotlust esimeses astmes, et võtke nimed ära, ei olnud veel lahendatud. Ja sellega jõuti Riigikohtuni välja selle määruskaebusega. Ma ei mäletagi, kelle apsakaks see siin tituleeriti, kes siis süüdi oli selles, et nii läks, aga igatahes Mihhailova nüüd esitas siis taotluse ringkonnakohtule, et kuulge, lõpetage see määruse avaldamine, ringkonnakohus keeldus ja siis nad jõudsidki esimest korda Riigikohtusse ja selle kohta on 2022 aasta lahend. Selle leiab samamoodi niimoodi, et paned Riigikohtu lahendites otsingusse vanemahüvitis, siis on see lahter esimene seal konfidentsiaalne. Selle all on 2 erinevat lahendit, üks on siis 2022 aprillist, sellest ma räägin nüüd, teine on siis see sisuline lahend 2024 aasta oktoobrist, millest ma rääkisin eelmises videos. Jõuti siis Riigikohtusse, kuna ringkonnakohus ei olnud nõus täitma Mihhailova palvet, et võtke palun see määrus maha. Ja siis jõuti selle teemaga siis Riigikohtusse, see on see aprill 2022 lahend ja ma loen nüüd siit osast, kust algab siis Riigikohtu enda seisukoht. Ta muidugi kirjeldab siin ka poolte argumente ja nii. Riigikohus kõigepealt kirjeldab siin siis natuke Mihhailova seisukohta, mis oli see, et kaebaja hinnangul toob selle määruse avaldamine kaasa tema seadusliku esindaja eraelu puutumatuse lubamatu riive ja maksusaladuse rikkumine. Kuna kaebaja ametlikult on ju juriidiline isik, osaühing Golden Fox, siis siin räägitakse tema seadusliku esindaja ehk juhatuse liikme ehk Mihhailova eraelu puutumatusest, mis on veits naljakas väide siin, sest see on tema ettevõtte maksuvaidlus, ehk siis rääkida siin eraelu puutumatusest, aga okei, kohe jõuame selleni, miks ta seda ütles. Ja teine asi, see maksusaladuse rikkumine, see on ka huvitav. Maksusaladus iseenesest maksukorraldusseaduse järgi on selline saladuse hoidmise kohustus, konfidentsiaalsuskohustus, mis kehtib siis maksuametnikele. Nemad ei tohi siin meie maksuteemasid teistega avaldada, mis on ju loogiline ja nii. Aga siis jätkab Riigikohus, et kaebaja on kahjuliku tagajärjena osundanud asjaolule, et meedias on avaldatud artikkel selle kohta, et kaebaja juhatuse liige käib maksuvõla pärast maksuhalduriga kohut. Mis mõttes? Miks seda meedia kajastab on see, et sa oled avaliku elu tegelane. See, et sa oled avaliku elu tegelane, on ju see, mis sulle leiba lauale toob. Kui sa ei oleks kuulus, siis sind ei kutsutaks saadetesse, sinu kontserditele ei ostetaks pileteid ja nii edasi, et see on nagu naljakas viis minu jaoks tohutult silmakirjalik seda avaliku elu tegelase argumenti siin kasutada, sest tavaliselt käib see ju vastupidi, eks. Avaliku elu tegelaseks olemine tähendab seda, et sul on see lävend, millest alates saab öelda, et sellest ei peaks rääkima, on kuulsuste puhul palju kõrgemal. Selles mõttes, et tavalise inimese suhtes, keda keegi ei tea, ei tunne, tema puhul ei oleks õigustatud mingit tema eraelusist aspekti näiteks meediasse kiskuda, aga kui sa oled enda elu avalikkuse ees elanud ja Mihhailova seda kahtlemata on, siis seal on see latt selles mõttes palju madalam, et millest võib rääkida avalikkuses. See on muidugi nüüd tsiviilõiguse kontekstis, see maailm siin on maksuõiguse maailm, ehk need on 2 eraldi maailmat ja alati nende loogikad ei klapi, aga printsiibis minu jaoks lugedes oli nii huvitav see, et kui üldjuhul on see kuulsus kui selline on argument sellele, kes midagi räägib või avaldab kellegi teise kohta, ta ütleb, et kuule, sa oled ju kuulsus, eks ole, et sinu puhul need asjad on teisiti, siis siin Mihhailova kasutas või tema ettevõte kasutas seda argumenti, et öelda, et aga ma olen kuulsus, nad hakkavad sellest kohe rääkima, kui see avalikuks tuleb, mis nagu jah, nii see kuulsus nagu käib, et ei saa ainult positiivset promo ja sisuturundust igal pool, et vahel saab nagu kotti ka ja nii. Aga okei, mis siis Riigikohus tegi? Minu arvates tegi ta natuke kummaliselt ja ma ei saa aru, kas see on siin kogemata või meelega, kas nad trollisid Mihhailovat, aga kõigepealt ütles Riigikohus seda, et Golden Fox OÜ argument selle kohta, et selle lahendi, selle ringkonnakohtu määruse avaldamine kahjustaks tema juhatuse liikme ehk Mihhailova eraelu puutumatust ebaproportsionaalselt sellepärast, et seal mainitakse vanemahüvitist. Tuleb välja, millal sai Mihhailova vanemahüvitist, sellepärast, et see vanemahüvitise saamine, nagu ma eelmises videos selgitasin, mõjutas oluliselt vaidluse tulemit, sellepärast, et Maksuamet kasutas seda argumendina erinevatest aspektidest. Ma ei hakka seda siin videos kordama, vaata eelmist videot, kui tahad teada täpsemalt, kuidas. Aga Riigikohus ütles, et ei, sorry,
fakt, et lihtsalt mainiti seda, et sai vanemahüvitist X summas ja või mingil perioodil, see iseenesest veel ei ole piisav, et siin õigustada kohtulahendi mitteavaldamist, sest meil kehtib üldiselt kohtulahendite avalikkuse, kohtumenetluse avalikkuse printsiip, see on lausa põhiseaduslikult kaitstud põhimõte. Ehk Riigikohus ütles ka seda, et see vanemahüvitise saamise fakt ja summa ja nii edasi, et see ei ole veel delikaatsed ehk eriliiki andmed. Ehk selle pinnalt ei saa siin kasutada seda lõiget 4, et kuulge, ärge avaldage üldse, sest lõige 4, et ärge avaldage üldse kohtulahendit, see eeldab delikaatseid andmeid, neid ei ole. Ja kuna siin ei olnud delikaatseid andmeid, siis ei olnud alust nõuda, et lahend jäetaks avaldamata, sest seda lubab teha HKMS paragrahv 175 lõige 4 ainult juhul, kui me räägime delikaatsetest isikuandmetest. Vanemahüvitise saamise fakt, nagu öeldud, seda Riigikohtu hinnangul ei ole, on ka loogiline, aga siis Riigikohus mõneti noomis ringkonnakohut, et okei, sul küll siin ettevõtte esitas taotluse selle lõike 4 alusel, et ärge üldse avaldage, aga sa pidid ju aru saama, et kui sa seda ei saa rahuldada, siis vähemalt sa oleksid pidanud lähtuma sellest lõikest 3, eks ole, siis vähemalt sa oleksid pidanud seal need nimed ja asjad kinni katma, mis, olgem ausad, on ju veits loogiline, eks, kui inimene nõuab sellist kõrgendatud kaitset ja sa ütled talle, et seda ei saa, siis sa peaks vähemalt kaaluma seda madalamat kaitset, sest seda saab ka kohus teha oma algatuslikult, isegi kui pool ei esita taotlust, aga loogiliselt peaks kohus ka tõlgendama nagu menetlusosalise tahet selliselt, et kui sa juba esitasid selle retsima taotluse, et ärge üldse lahendit veebi pange ja see ei õnnestu, siis eelduslikult sa oleksid huvitatud vähemalt siis sellest lõike 3 taotlusest, et võtke nimed välja, pange mingi tähise tasemele. Nüüd selle argumendi kohta, mis siin Golden Fox esitas, et kuulge, et ajakirjandus juba kajastab, eks ole, et siin on kõrgendatud huvi ja nii edasi. Selle kohta ütles Riigikohus, et see ei ole piisav, et jätta vaidlusalune määrus arvutivõrgus tervikuna avaldamata. Ehk siis tuleb küll avaldada see määrus, aga Riigikohus ütles, et tuleb rakendada siis seda lõiget 3 ja asendada siis nimed mingite initsiaalidega või tähistega ära. Initsiaalid oleks siin tõenäoliselt olnud halb mõte, sellepärast et TMS ja viited kontserttegevusele ja viited aastale, mil inimene lapse sai, oleksid Eesti konnatiigis väga ruttu andnud ära, kes on Mihhailova, aga sõbrad, selle lõike 3 osas juhtus midagi kummalist. Nagu ma teile alguses ütlesin, siis õiguskirjandus väidab mulle, et see lõige 3 on automaatne, et põhimõtteliselt, kui see taotlus tuleb, siis kohus peab rahuldama ja nimi tuleb asendada kas initsiaalide või mingite märgistega. Riigikohus ütles, et ei, see ei ole automaatne. Okei. Riigikohus ütleb selle kohta, et kolleegium ei nõustu määruskaebuse esitaja ehk siis Golden Fox seisukohaga, et selle lõike 3 alusel taotluse esitamine muudab lahendi avaldamisel andmesubjekti varju nimestamise kohtule kohustuslikuks. Ei muuda. Riigikohtu sõnul siis ei muuda. Halduskohtu menetluses lahendatakse avalik-õiguslikke vaidlusi, mille vastu on eelduslikult avalik huvi ja sellest tulenevalt on kohtul ka selle sätte puhul selle taotluse lahendamisel õigus avalikust huvist lähtuvalt jätta andmesubjekti taotluse andmete varjamiseks avaldatavas kohtulahendis ka rahuldamata. Ja siis märkis Riigikohus selle konkreetse juhtumi kohta. Praeguses asjas ei nähtu sellist avalikku huvi, millest lähtuvalt peaks jätma kaebaja taotluse tema ärinime, füüsiliste isikute nimede või muude teda üheselt identifitseerida võimaldavate andmete varjamiseks rahuldamata. Aga see on nüüd natukene vastuoluline, kummaline, naljaks, irooniline, mis iganes sõna te soovite siin kasutada. Mina ütleksin, et irooniline, sest Mihhailova ettevõte just ütles Riigikohtule, et ma ei taha seda lahendit veebis, sest siin on kõrgendatud ajakirjanduslik huvi, et kõik tahavad teada. Ja siis Riigikohus ütleb, et ei, siin ei nähtu mingit avalikku huvi. Muidugi, tõenäoliselt see avalik huvi, mida Riigikohus siin silmas peab, on mingisugune kõrgem, laiem, tähtsam avalik huvi kui see ajakirjanduslik klatšihimu, mida Mihhailova ettevõte silmas pidas, aga siiski, kuna ka siin neid mõisteid ei eristata ja samas kohtulahendis öeldakse meile, et näe, Mihhailova ettevõtte väitis, et siin on kõrgendatud ajakirjanduslik huvi ja siis Riigikohus ilma seda sisuliselt adresseerimata nendib, et ei, siin ei ole mingit avalikku huvi, mis peaks andma alust, et jätta taotlus rahuldamata, et öelda sorry, kõik nimed jäävad, kõik peab avalik olema. Ehk siin oli minu arvates päris huvitav vastuolu, aga jõuame nüüd selleni, miks ma ütlesin teile mingi hetk, et ma pole kindel, kas Riigikohus on ajast maas või nad trollivad Mihhailovat, sest et mis selles asjas siis juhtus? Riigikohus ütles siis, et see HKMS paragrahv 175 lõige 4, et ärme üldse pane internetile neid lahendeid, see ei lenda, siin pole mingeid eriliiki andmeid, unustage ära, aga davai lõige 3, sellepärast, et siin ei ole nagu põhjust seda taotlust mitte rahuldada, et oleks siin mingi suur avalik huvi, aga ei ole, kuigi meile kaebaja just ütles, et siin on rets avalik huvi, aga see selleks. Siin 2022 lahendis punktis 17 Riigikohus veel märgib, et kolleegiumi hinnangul piisab praegusel juhul kaebaja õiguste kaitseks kaebaja nime tähemärgiga asendamisest ning puudub vajadus määruse avaldamiseks üksnes osaliselt või selle avaldamata jätmiseks. Okei. Ma ei tea, mis seal määruses täpselt sees või kirjas oli, et kui palju seal oli detaile, et Riigikohus arvas, et piisab nime asendamisest tähemärgiga, et ei pea nagu osaliselt avaldamata jätma, aga täies mahus avaldati ka 2024 Riigikohtu lahend selles asjas, nüüd oktoobrist. Samamoodi kasutati siis ainult seda võtet, et asendati nimed mingisuguste tähemärkidega ja sõbrad, nagu ma teile enne ütlesin, keda vähegi kotib, leiaks selle lahendi pinnalt
Mihhailova kenasti ülesse. Seejuures Riigikohus ütleb siin veel selles 2022 lahendis, et füüsilise isiku eraelu puutumatuse tagamiseks ei tohi isik olla tuvastatav ka koostoimes muude veebiotsingutega. Okei, jah, sest kui on inimene kaudselt tuvastatav, siis me räägime isikuandmetest jätkuvalt ja nii edasi, aga mõelge nüüd selle peale. Riigikohus ütleb ühelt poolt, et siin piisab sellest, et asendame nimed, ärinime ja Mihhailova enda nime tähemärkidega, aga me võime lahendi tervikuna üles panna, et ei ole vaja niimoodi, et kärbime kuidagi, et lõikame mingid osad välja või midagi, aga see peab tagama, et teda ei ole võimalik kaudselt tuvastada. Ja siit on mu küsimus, kas Riigikohus trollis Mihhailovat või nad ausalt ei saa aru, kui lihtne on tuvastada inimest interneti abil, sest kui võtta ette nüüd see 2024 lahend, mis on kõigile kättesaadav Riigikohtu veebilehelt, siis kuna see on tervikuna avaldatud, siis absoluutselt selle pinnalt on võimalik Mihhailovat tuvastada. Ehk kas Riigikohus, kui ta ütles, et avaldame lahendi tervikuna, ei ole vaja kärpida, kas ta siiralt arvas, et selle pinnalt ei ole võimalik Mihhailovat tuvastada või ta trollis Mihhailovat, sest tegelikult kohus ei arva, et need asjad peaks olema salajased. Aga samas Riigikohtul oli võimalik 2022 lahendis öelda, et kuule, Mihhailova on nii kuulus, ta on avaliku elu tegelane, kõik see vanemahüvitise, beebi saamise, kõik teemad, ta on ise meedias elanud seda elu, kõik avalikuks teinud, ehk nagu siin on avaliku huvi ja ei ole mingit põhjust nimesid kinni katta, nagu lõpetage ära. Riigikohus oleks saanud seda juba siis teha, ehk miks nad peaksid nüüd trollima sellega, et nad põhimõtteliselt jätavad meile võimaluse Mihhailovat tuvastada. Võib-olla on asi selles, et 2022 lahendi teinud koosseis on teine, seal on üks kohtunik on sama, teised kaks on erinevad, et ma nüüd ei tea, kust see erisus tuli, kus see lõhe loogikas on, aga mina ütlen teile, et kui võtta ette see 2024 lahend, selle pinnalt kenasti leiab Mihhailova üles, miks ja kuidas. Esiteks, meile öeldakse ära, mis aastal inimene sai lapse sisuliselt, sest me teame, mis aastal ta sai vanemahüvitist. Me teame detailselt mingeid numbrid, mis ühtivad majandusaasta aruannetes olevate numbritega. Me näeme käibenumbrid, mis on korralikud ja kindlasti Eesti väiksel meelelahutusmaastikul mitte nii tavapärased. Lisaks räägitakse meile siin 2024 lahendis ka sellest, et Maksuamet tahtis tõendite hulka kaebaja juhatuse liikme biograafia teatud osa kaasamist, ehk meile öeldakse ära, et selle isiku kohta on olemas biograafia, tähisega C, lehekülgedel Q ja 2V esitatud tsitaadid olid siin vaidluse all eelduslikult seotud lapse saamise ja vanemahüvitise teemaga, sest MTA üritas näidata, et kuule, see lapse saamise ja vanemahüvitise teema on täiesti avalik teave, mille inimene on ise avalikuks teinud. Lisaks ütleb meile see lahend, kui palju oli ettevõttes jaotamata kasumit teatud aastatel majandusaasta aruande järgi ja nii edasi. Ehk kokkuvõttes nende juba ainuüksi Riigikohtu lahendite pinnalt on võimalik aru saada, et see on Mihhailova, mis tõttu tekib küsimus, et kui Riigikohus ühelt poolt ütles kõigepealt 2022 aastal, et siin ikka ei ole piisavat avalikku huvi, et täiesti nimed platsi panna, rahuldatagu see taotlus, et paneme nime asemel tähised, aga inimene ei tohi olla ka kaudselt tuvastatav, aga avaldame lahendid tervikuna, millest ilmselgelt inimene on kaudselt tuvastatav, ehk nagu millega tegeles Riigikohus. Ma nii loodan, et see oli trollimine, aga miks see oleks pidanud olema trollimine? Ma ei tea. Tervitan Riigikohtu halduskolleegiumit ja küsin, mida kuradit, mis teie loogika siin oli või kas te päriselt arvasite, et Mihhailovat ei ole võimalik tuvastada nende lahendite pinnalt? Kahtlemata, kes vähegi guugeldada oskab, suudab, saab selle Riigikohtu lahendi pinnalt üksi juba teada, et see oli Mihhailova. Niisiis, milles siis see suur salatsemine? Miks nii palju salatsemist? Ja sõbrad, siin läheb asi täiega haisema. Riigikohus ütleb meile siin 2024 lahendis punktis 22, et halduskohus ehk esimene aste kuulutas terve selle menetluse kinniseks HKMS para 77 lõike 1 alusel, mis tegelikult viitab tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Ehk siia meil tekib väike sild kahe erineva teema vahel. Räägime sellest, millal mingi asi kuulutatakse kinniseks ja mida see tähendab. Ja natuke räägime veel Mihhailovast ja siis korra räägime hoopis Aigro Heinmets kaasusest, nimed ma panin tähestikulises järjekorras, ilma igasuguse tagamõtteta. Mille alusel siis see halduskohus siin asja kinniseks kuulutas? Ja sõbrad, selle kohta on mul ainult küsimus, mida perset. Siin oli 2 punkti tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 38 lõikes 1, millele halduskohus tugines. Esimene neist on punkt 2, mis ütleb, kohus kuulutab menetluse või osa menetlusest omal algatusel või menetlusosalise taotlusel kinniseks, kui see on ilmselt vajalik menetlusosalise, tunnistaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks. Mida perset? Kelle elu, tervis või vabadus siin ohus oli, kui see menetlus oleks avalik olnud? Sest et kui vaadata õigusalast kirjandust, siis see ütleb punkti kohta nii palju, et siin oli jälle šnitti võetud saksa õigusest ja siin oli siis eesmärk kaitsta eelkõige isikuid sellistes kaasustes, mis puudutasid näiteks organiseeritud kuritegevust, eelkõige narkootikumide kaubanduse käsitlemist. Nüüd aga siis käsitletakse seda ikkagi laiemalt ja siin tulevad kõne alla
eelkõige menetlused, kus arutatakse näiteks karistusseadustikus sätestatud seksuaalse enesemääramise ja vabaduse vastaste süütegude tõttu esitatud deliktilisi nõudeid. Siin lisatakse, et oht isiku elule, tervisele või vabadusele peab olema rohkem kui abstraktne. Ma ei tea, kuidas teile tundub, kui on mingi maksuvaidlus, kus mainitakse vanemahüvitist sellepärast, et EMTA kasutas seda argumendina, nagu ma eelmises videos selgitasin, et kui Mihhailova ettevõttest läks raha välja, mille kohta ütles Maksuamet, et kuule, see ei saanud ettevõtlusega seotud olla, see oli järelikult tegelikult mõeldud sulle juhatuse liikme tasuks. Mihhailov ütles ei, kuulge, palun võtke seda kui tivikat, sest tivika maksustamine on märksa soodsam ettevõttele, siis selle peale ütles EMTA muuhulgas, et kuule, kui me selle tivikaks kvalifitseeriks, siis see tähendaks veel seda, et sa ei pea vanemahüvitist ka tagasi maksma, sest kui see on kvalifitseeritud juhatuse liikme tasuks, siis tähendab, et Mihhailova sai vanemahüvitise saamise ajal liiga palju tulu, rohkem tulu, kui ta oleks tohtinud saada, ehk EMTA nagu kasutas seda nii-öelda negatiivse argumendiga, näe, kui kohus nüüd ütleks, et okei, need rahad, mis välja läksid, olid tivikad, siis veel saaks Mihhailova rahus jätta endale selle maksimaalse vanemahüvitise ka kätte, umbes nii seda argumenti siin kirjeldatud on, et see üksi, et seal räägiti faktist, et tal oli vanemahüvitis, kui palju ta vanemahüvitis sai, mis aastal, et see on siis see tohutu saladus, mis vajab kaitset olukorras, kus Mihhailova on ise avalikult kõigest sellest rääkinud. Kuulsus elab oma elu avalikult, eks? Millal saadi lapsed, kuidas saadi lapsed, aga point on selles, et siin üritas EMTA saada menetlusse sisse siis Mihhailova biograafiat, et näidata, et kuule, ta on nagu lapse saamisest ja nii rääkinud avalikult ise ka, et see ei ole nagu mingisugune asi, mis vajab siin kaitset avalikkuse eest, sest ta on ise seda kõike avalikult juba rääkinud, aga noh, ma ei tea, halduskohus leidis, et on vaja kaitsta, aga ta tugines ka teisele punktile, ta tugines ka siin punktile 6, et tunnistada asi kinniseks, mis ütleb, et menetluse võib kinniseks kulutada muuhulgas siis, kui see on vajalik ärisaladuse või muu selle sarnase saladuse hoidmiseks, kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole saladuse kaitse huvist suurem. Ja noh, kuna ma ei ole näinud seda esimese astme lahendit, siis ma ei tea, milline see kaalutluskäik selle kohtu poolt oli, aga mis kuradi ärisaladus siin olla saab? Et palju nagu Mihhailova vahelt võttis mingite asjadega või nagu mis asi see on, sest ärisaladus ei ole see, et iga number ettevõttes on ärisaladus. Ei ole absoluutselt. Ärisaladus on kusjuures võrdlemisi rangelt sisustatud mõiste ja kuna ma ei viitsi seadustesse minna, siis ma vaatan kiirelt Konkurentsiameti veebis on välja toodud, et ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse paragrahv 5 lõike 2 järgi on ärisaladusteave, mis vastab järgmistel tingimustele. See ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav valdkonna inimeste jaoks, noh näiteks, et kas kontserttegevuse valdkonna ehk need muusika inimesed, kas nemad teavad palju kuskilt nagu vahelt võetakse või kus mida sulas makstakse või ma ei tea, mis see võiks olla nagu, mis on üldtuntud muusika valdkonna ja kontsertite korraldajate seas, seda teavad nemad ise. Teine tingimus on, et sellel teabel on kaubanduslik väärtus salajasuse tõttu ja siin tekib mul küsimus, et mis kuradi infot sai seal menetluses olla, millel on kaubanduslik väärtus salajasuse tõttu, et mis nagu argumente võis Mihhailova esitada EMTA-le, et öelda, et kuulge, see raha, mis välja läks, oli ettevõtlusega seotud ja siis see põhjendus on kuidagi mingi selline teave, millel on tohutu kaubanduslik väärtus, nagu jällegi, mis asi see on, et kust ma tellin, ma ei tea, mida ettevõte tellib või mida korraldab, kellelt ma teenust ostan või nagu palju maksab, noh see kõik ei ole ju veel ärisaladus, et kellelt ma teenust ostan ja palju see maksab. Ja kolmas on see, et seda teavet seaduslikult valdav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas. Selle kohta ma ei oska midagi öelda, aga tulles tagasi selle punkti juurde, see punkt ütleb ju 6. punkt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 38 lõige 1, ta ütleb ju seda, et okei, ärisaladuse kaitseks põhimõtteliselt võib asja kinniseks kuulutada, aga ainult siis, kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole saladuse kaitse huvist suurem. Noh, ma ei tea, kuidas teiega lood on. Kui juba Ekspress kirjutas, siis järelikult ikka on suur huvi ja ausalt öeldes jättes nüüd kõrvale Mihhailova isik ja kõik selle, mul jumala suva, ma isegi polnud mõelnud aastaid Mihhailova peale, ma ütlen, tema ei ole minu jaoks kunagi olnud südamelähedane laulja, sest mina kasvasin üles Maarja-Liis ilusa ajastul ja siis tuli kunagi Once in a Lifetime, aga mõte on selles, et ilmselgelt on nagu avalik arutelu üldiselt nendel teemadel vajalik, et näha, kuidas inimesed ikkagi skeemitavad, sest kui me räägime siin sellest, et miks see on probleem, siis eelmise video alla tuli päris palju inimesi, kes ütlesid, jaa, hästi tegid, Tanja, õige, elan sulle kaasa ja siis inimesed olid mu peale kurjad, et miks sa üldse räägid sellest ja räägi sellest, et riik varastab bla bla bla. Ja noh, riigi osas ma selgitasin ka mõnele inimesele, et kuule, mul ei ole siin uuriva ajakirjanduse ressurssi. Mina lugesin Ekspressis artiklit, siis mul oli kohtulahend, kus on faktid olemas, tore, lihtne asi, kommenteerida juurat, hakata uurima nagu fakte, et mida riik teeb. Mitte, et see on võimatu. Kindlasti mingis asjas on see lihtsam kui mõnes teises. Näiteks keegi juhtis mu tähelepanu RMK tegevusele, mida on kirjeldanud ka Riigikontroll ja mõtlesin, aus, kui Riigikontroll on seda juba süvitsi lahanud, väga lihtne, mul on mingi allikas olemas, mul pole ressurssi, et hakata siin eraviisiliselt detektiivitööd tegema, aga teine asi on see, et megalt ajab närvi see suhtumine, et mis vahet seal on nagu riik kotib, meid kotime vastu. Mõelge nüüd korraks puhtloogiliselt.
kui meil on see riik, nagu ta praegu on, see võim, nagu ta on, et tulevad uued maksud ja maksud tõusevad ja rets on olla. Ja nüüd me ütleme, et vastukaaluks me jätame lihtsalt maksud maksmata. Need, kes meist saavad seda teha, eks, need osaühingu inimesed saavad. Mis siis juhtub? See tähendab, et kui raha jääb järjest vähemaks, siis see võim, nagu meil on, keerabki neid makse järjest juurde. See tähendab, et lõppastmes palgatöölised, kes ei saa skeemitada nii, nagu Taania seda tegi, palgatöölised, proletariaat maksab selle pasa kinni. Ja ma tahan teada, kes on need ainuraksed olevused kommentaarides, kes päriselt siiralt arvavad, jumala hea, et mingi OÜ tegelane siin jätab maksud maksmata, see on jumala õige, paneme riigile ära. A-variant, ta ei ole palgatööline või B-variant, kui ta on palgatööline, siis ta on kuradi imbetsil. Sa nagu elad kaasa inimesele, kelle pärast sinu maksud tõusevad, sellepärast et mõned lihtsalt ei maksa makse ja loomulikult riik vajab ka mingisugust muutust, sellest pole küsimuski. Kahjuks saavad kaks halba asja korraga eksisteerida ja loomulikult me peaksime kuidagi töötama selle kallal, et kuidas seda riigi juhtimist saada teistsuguseks, et ei keerataks lihtsalt kõige lihtsamale inimesele kõige retsimalt makse peale. Aga kui me alustame sellest, et need OÜ inimesed jätavad maksud maksmata, siis tavainimese jaoks tähendab see seda lihtsalt, et makse tulebki järjest juurde, nagu on juhtunud. Nii et head inimesed, kes nagu elate Taaniale kaasa selle skeemiga, siis palun minge sügavale karu perse, aitäh. Ja kõik palgatöölised teadke seda, et kõik need, kes kiidavad Taania tegevust takka, arvavad, see ongi okei. Kõik need arvavad, et on okei, et sina maksad kinni tervishoiu, sina maksad kinni pensionid. Ta skeemitas selleks, et saada kõige kõrgemat vanema hüvitist, kuigi tal raha ettevõttes oli või vähemalt paberil oli. Ja need, kes mulle ütlesid, et kuule, see, et ettevõttel paberil on näidatud jaotamata kasumit, ei tähenda, et tal on see raha aus, aga mina ei hakka spekuleerima siin kaasuses. Mul ei ole põhjust spekuleerida, et seda raha seal ettevõttes ei ole ja ma ütlen teile lihtsalt üldteadmisena olukorras, kus ettevõte näitab, et tal on mingi rets summa jaotamata kasumit, sest tal ei ole võimalik näidata, kuhu see raha on läinud, nii et ta näitab, et tal on olemas see raha ja kui siis tuleb välja, et seda raha tegelikult ei ole, inimesed, siis me opereerime juba karistusseadustiku universumis. Ehk see ei ole ka nagu mingi vastuargument, et aga äkki tal tegelikult ei olnud seda raha. Kui tal tegelikult ei olnud seda raha, mida mina ei ütle selle kaasuse kohta, sest pole põhjust öelda niimoodi, aga teoorias, kui tegelikult ei oleks seda raha ettevõttes, siis me räägiks juba potentsiaalselt süüteo toimepanemisest. Ehk see ei ole ka mingi vastuargument. Aga tulles siis selleni tagasi, et mingi halduskohus arvas, et Mihhailova eraelu vajab kaitset, sest kui tuleb välja see, mida ta juba ise on kõigile rääkinud, et millal ta sai lapse ja nii, et siis see riivab ebaproportsionaalselt tema eraelu puutumatuse õigust ja lisaks ka tema ettevõtte ärisaladust, sest seal on mingi tohutu kaubandusliku väärtusega salateave, mis iganes see võib olla, sorry, mul on hullult kehv kujutlusvõime, kes teist on muusikavaldkonnas, öelge mulle, mis võiks see ärisaladus olla, mingi teave, millel on kaubanduslik väärtus, mida juhatuse liige kiivalt kaitseb, nii et see vääriks menetluse kinniseks kuulutamist. Mina olen võrdlemisi veendunud, et siin seda ei saanud olla, mis see võiks olla, mis oleks tõesti selline kaubandusliku väärtusega teave, et seda saaks nüüd siin ärisaladuseks nimetada ettevõttes, kus ei ole mitte ühtegi töötajat, mitte kunagi olnud, seal on üks juhatuse liige, kes midagi teeb ja toimetab ja mis on see tohutu salateave kaubandusliku väärtusega. Ma ei ütle, et see ei ole võimalik, ma olen lihtsalt meeletult skeptiline ja ma loodan, et ma mingi hetk saan lugeda kas seda esimese astme lahendit ja leian sealt selle kaalutluskäigu, sest ilma seda kaalutluskäiku nägemata, mis võiks mind veel teoorias veenda, et see kõik on jumala okei, siis ilma seleta ma lihtsalt kehitan õlgu ja küsin, et mida perset. Aga nagu ma teile ütlesin, siis see asja kinniseks kuulutamine on väikest viisi sild teise küsimuse juurde. Ühes siis Eesti Ekspressi ja Sulev Veedleriga, kes samuti kujutavad siin endast silda selles mõttes, et Ekspress kajastas sel sügisel kahte asja, miljoni muu teema seas loomulikult. Me saime selle artikli Mihhailovast, mis ei öelnud meile, et see puudutab Mihhailovat otse, aga ta ütles meile seda kaudselt ja ta andis meile nii meeletult palju infot, et isegi minusugune digitaalne vanaema suutis guugeldades üles leida kohe, et see on Taania. Nii, ja mis ta siis veel tegi? Ta kajastas Aigro Heinmets, taaskord tähestikulises järjekorras, kaasust, mis puudutab alaealise lapse hooldusõiguse vaidlust või vaidlust alaealise lapse hooldusõiguse üle, mis on ju meeletult tundlik teema ja loomulikult sellise asja kinniseks kuulutamiseks on kenasti tsiviilkohtumenetluse seadustikus alused olemas ja mis siis saab, kui kohus teeb selle otsuse, et asi läheb kinniseks, siis selles määruses ta saab panna saladuse hoidmise kohustuse menetlusosalistele ja teistele istungisaalis viibijatele ja kui on pandud selline saladuse hoidmise kohustus, siis see tähendab, et kinnisel kohtuistungil arutatud ja seal käsitletud dokumente ei ole lubatud avaldada ulatuses, millesse on vajalik siis nende õiguste või huvide kaitseks, mille kaitseks asi üldse kinniseks kuulutati, näiteks siis alaealise eraelu puutumatuse õiguse kaitseks või siis üldisemalt alaealise huvide kaitseks. Ometigi Eesti Ekspress avaldas kirjatükki, mille autoriks on taaskord Sulev Veedler, kus räägitakse sellest kinnisest kohtuasjast, aga mitte ainult seda. See lugu mitte lihtsalt ei räägi kinnisest kohtuasjast, vaid siin on lausa lahendit tsiteeritud, lahendit. Ja siin on selline lõik, kus ilma jutumärkideta kirjutab Veedler. Kohus sai teada, et tüdruk osaleb teatriringis ja kasutab seal õpitut. Ja siis on jutumärgid ehk tsitaat otse lahendist. See annab alust väiteks, et laps on võimeline teadlikult võtma rolli, mis talle sellel hetkel tundub
tundub vastavat ema ootustele. Kahtlemata tajub laps negatiivset suhtumist isasse ja ema ootust, et laps väljendaks soovi isaga mitte kohtuda. Siin on selline mida perset kuubis olukord, sellepärast et esiteks mõtleme nüüd, kellest ta kirjutab. Ta kirjutab alaealisest lapsest, väiksest lapsest ja see on info selle lapse kohta. See laps on tuvastatav, me teame, kes see laps on ja ta jätab oma artikliga igaveseks internetti ülesse selle kirjelduse selle lapse kohta. See on esiteks mida perset esimesel tasandil. Teise tasandi mida perset on see, et Mihhailova osas te ei nimeta nime. Miks? Kas te kardate Mihhailovat rohkem kui selle asja tegelasi? Ja või teid huvitab Mihhailova privaatsus rohkem kui alaealise lapse privaatsus? Mida kuradit? Ja sellel tasandil ka veel kolmas aspekt, et sõbrad, saladuse hoidmise kohustus, mille kohus paneb olukorras, kus istung läheb kinniseks, selle rikkumine on kuritegu. Kuritegu karistusseadustikus. Ehk mul on nüüd küsimus, et kas siin kuidagi kohus lubas Veedleril ja Ekspressil seda lahendit lugeda ja sellest kirjutada, mis ma ei tea, kui tõenäoline see on. Ma ei ole kunagi sellise asja juures viibinud ja keegi ei saa mulle sellest rääkida, et kui keegi kuulab seda, kes on selliste vaidlustega rohkem kursis, kas on võimalik, et kohus andis neile loa? Kui, siis mida perset? Ma ei kujuta ette, kas on üldse võimalik. Teine asi on see, et kuigi see saladuse hoidmise kohustus ei rakendu väljaspoole siis menetlusosalisi ja neid, kes on seal kohtuistungis, selle istungi ja menetluse juures, väljaspoole see saladuse hoidmise kohustus ei ulatu. Ehk kui keegi teine saatis Ekspressile ja Veedlerile selle lahendi, siis see keegi teine võis kuriteo toime panna. Kui ajakirjanik ise oli istungil, siis pidi tema suhtes ka kehtima saladuse hoidmise kohustus, ehk siis oleks tema potentsiaalselt süüteo toimepanija. Ehk nagu see oli nii kuradi veider võte, et nad üldse kirjutasid sellest ka niimoodi, et nad tsiteersid lahendit, et iseloomustada või kirjeldada väikest last. Ehk neid ei huvitanud väikese lapse privaatsusõigus rohkem kui Mihhailova. Ja see on täielik, ma ei saa sellest absoluutselt inimlikul tasandil, ma ei saa sellest aru. Ma ei saa aru, milline inimene arvab, et on okei alaealisest lapsest siin niimoodi rääkida. Ja ma praegu isegi mõtlen, et kas ma nüüd jätan videosse sisse selle jupi, mis ma teile ette lugesin, aga ma jätan selle sisse, teate miks? Sest ma nüüd ütlen, kus siin see mida perset kuubis on. Kui see kogu asi hakkas lahti tulema internetis, igast imelikes allikates ja sotsiaalmeedias ja igal pool, siis üks väide, mis levis nagu kulutuli, oli see, et väidetavalt on seal kohtunikuga midagi valesti selle asja juures. Ja sellise järelduse juurde mina ei julge hüpata, sellepärast et tihti lihtsalt ei mõisteta juuras mingeid aspekte ja väärtõlgendatakse mingeid asju ja inimesed hüppavad järelduste juurde hullult ruttu ja mina ei tahtnud seda teha. Aga kui ma lugesin seda väikest lõiku siin Delfi artiklis, siis ma hakkasin küll mõtlema, et mis asja. Kui kohtunik kirjutab, et laps on võimeline teadlikult võtma rolli, mis talle sellel hetkel tundub vastavat ema ootustele, teadlikult, oleks ta öelnud, et laps võis alateadlikult reageerida teatud viisil, sellepärast et paanika ja hirm ema pärast, kes juura väliseid jutte siin kanalil on kuulanud. Ma jagasin teiega väga intiimset isiklikku lugu ja selgitasin, et ma saan täiesti aru, et laps võib ühe vanema suhtes käituda hüsteeriliselt kui olukorras, kus tegelikult seal nende vahel ei ole mingit vahetut otsest suurt probleemi, vaid lihtsalt on tohutu emotsionaalne lähedus teise vanemaga ja siis kui vanemate endite vahel on konflikt, siis laps võib käituda teatud viisil ühe vanema suhtes, mis tegelikult pole seotud lapse ja selle vanema vahelise suhtega. Ma selgitasin seda seal põhjalikult, ehk ma saan aru, et alateadlikult võib laps teatud viisil reageerida, aga siin on öeldud, osaleb teatriringis ja kasutab seal õpitut ja teadlikult on võimeline teadlikult võtma rolli. Me räägime lapsest, kes on, ma ei mäleta, kui vana ta täpselt oli, aga vähem kui 10 vist, kas oli igatahes ikka päris laps, me ei räägi mingist 17-aastasest, päris laps ja kui mõni kohtunik Eestis päriselt arvab, et väike laps, põhikooliealine laps, võib-olla isegi algkooli, ma pole täpselt kursis, on võimeline teadlikult näitlema nii kuradi stressirohkes olukorras, nagu see olukord seal oli, kui last üle anti. Mina kuulsin ka seda heli ja lõpuks ma tegin kuskil seda mingit videoklippi ja see oli nii rets. Ja kui mõni kohtunik päriselt arvab, et laps suudab sellises olukorras teadlikult näidelda, siis see kohtunik on leebelt öeldes peast soe. Kui kohtunik päriselt seda usub, siis ta on tõenäoliselt ka sobimatu selliseid vaidlusi lahendama. Ma tahan sellele kaasusele otsa vaadata hoopis selle nurgalt, et kes on need isikud, kes selle menetluse juures peavad õigusaktide järgi olema. Mina tuleb välja, et väga naiivselt eeldasin, et kui on ikka selline väga kriitiline kaasus, et seal peab olema laste vaimse tervise spetsialist asja juures. Ja selle peale mõned inimesed, kes natuke teavad sellest valdkonnast, kommenteerisid mulle, ei seal vahel kohtunik räägib otse lastega, nii mõtlesin, mida perset. Ma saan aru, et kohtunikud peavad läbima kõikvõimalikke koolitusi ja mida iganes, aga sõbrad, mitte ükski koolitus juuraõppe kõrvalt ja juuraõppe ise on intensiivne, kohtuniku töö on intensiivne. Lapse vaimse tervise erialane teadmine ei ole midagi, mida saab nii kõrvalt koolitustega õppida, et see, kuidas lastega rääkida, et milliseid küsimusi neile ei tohi esitada, sest laps on selline olend, et ta suudab nii hästi töödelda miljonit asja, mida meie enam suurtena ei suuda. Ta näeb sul kulm veidi tõuseb või väike korts tekib otsa esisele, ta juba hüppab järeldusteni ja ta ennetab midagi. Lapsega rääkida nii, et saada teada tõde mingisuguses konfliktses keerulises olukorras või mingisuguse negatiivse mälestuse või kogemuse osas, see on meeletult kompleksne ettevõtmine. Ja kui te tahate mulle öelda, et Eestis käibki see nii, et mingisugune suvaline kohtunik lihtsalt küsib lapselt, jõu, on kõik korras, või laps ütleb jaa, sest ta ei julge midagi muud öelda, et siis nagu selle pinnalt tehakse midagi. Ma loodan, et see nii ei ole, ma veel ei tea, sest ma ei ole selleni jõudnud. Aga ma tõmban nüüd joone alla sellele videole sellega, et kui ma kõrvutan Veedleri 2 artiklit, üks Mihhailovast, kus ta ei nimeta teda, teine Aigro Heinmetsa vaidlusest, kus ta muu
muuhulgas iseloomustab kohtulahendi vahendusel alaealist last, siis mina ütlen, et Ekspressis ja või Veederi peas on midagi päriselt paigast ära, et peetakse vastuvõetavaks alaealise lapse kohta selline asi luua internetti, rääkimata sellest, et kogu menetlus oli kinnine, eks ole. Üldse see lahend ei tohiks kuskil ajakirjaniku käes olla, seda ei tohiks avaldada, välja arvatud, kui kohus seda kuidagi lubas, mis juhul on ilmselgelt meil probleem ka selle kohtunikuga, kui kohus seda lubas, ma ei usu seda, aga nagu teoorias vist on võimalik, aga okei, Ekspress ja Veedler see selleks, aga et kohus sellist asja kirjutab, et laps teadlikult võttis mingi rolli, mida perset.